Mis sina arvad, kas eelmine suvi oli sinu eluaja kõige kuumem suvi? Tere! Mina olen Mirabel Veli, keskkooliõpilane ja keskkonnakaitsja liikumisest Fridays for Future. Tead seda hetke, kui ilmateade ütleb, et homme särab 8. päeva järjest päike ja sooja on 30 kraadi. Sa saad veeta mõnusa päeva rannas, süüa jäätist ja nautida suve. Aga kas sa tead, kuidas vaatab seda ilmateadet 73-aastane Peeter, kel on väga kõrge vererõhk? Mistõttu on ta loht saada kuumalaine ajal infarkt? Või mida tunnevad metsloomad, kellel ei ole võimalik varjuda konditsioneeritud ruumi? Eelmisel suvel olid Eestis erakordsed kuumalained. Sündis uus juunikuu kuumarekord 34,6 kraadi. 2021. aasta juunis ja juulis suri 250 inimest rohkem kui harilikult. Nende inimeste traagilist lahkumist ei põhjustanud liiklusõnnetused, alkohol või vanadus. Nad surid kuumuse tõttu. Enne, kui uue kuumarekordi üle rõõmustad, mõtle korraks. Mida teed sina selleks, et elaksid järgmise suve kuumalaine üle? Ja kuigi sul võib meie talvi vaadates tekkida küsimus, kas kliima ikka päriselt soojeneb, siis tegelikult ei saa teha järeldusi mõne üksiku aasta põhjal. Viimase 100 aasta jooksul on Eesti keskmine temperatuur tõusnud 2 kraadi võrra. Seetõttu kogeme me aastast aastasse aina enam kuumalaineid, mida kõik üle ei ela. Kuumal ajal on suur vahe selles, milline on su elukoht. Kuumusega on palju lihtsam hakkama saada, kui elad roheluses ja sul on võimalik oma maja jahutada. Põrgulikum on asi siis, kui elad vanas kivist kortermajas ja sa ei saa kasutada konditsioneeri. Kliima on juba muutunud ja muutub aina kuumemaks. Ka Eestis ei pääse me kuumalainetest. Siiski saame me kõik hoida ära edasist kliimakuumenemist, kui lõpetame fossiilkütuste kasutamise. Kuidas vähendad sina fossiilkütuste kasutamist läbi oma valikute?